tulemast Mystify podcasti. Mina olen Triinu Sirge ja minu kõrval istub armas Katre Kuus. Tere, Katre! Tere, Triinu! Nii. Tänane teema on õhus ja me vaatame, mida sealt meile põnevat välja koorub ja millest me siin täna hakkame rääkima. Igal juhul märgid on õhus, armastus, maailm, elu, olu. Ja. Aga võtame alustuseks siit ühe kaardi, vaatame, mis sõnum meile tuleb kõrgemalt poolt, et nii. Nii, ehk siis sa said sellise intiimsuse kaardi, intiimsus, armastus, täpselt nii. Mis on sinu jaoks armastus? Armastus on kohalolu. Ilus. Kohalolu iseendas ja kohalolu olles nagu kohal ja ühenduses kõige sellega, mis on minu ümber ja kõige sellega ka, kes on minu ümber. Kuidas sa oled enda elus jõudnud sinna kohta, et olla kohalolus? No austustunnistus on see, et ma seal kogu aeg siiski ei ole. Et ma märkan ikkagi väga palju neid hetki, kus ma veel lähen rändama. Et see on nagu selline, minu jaoks on see seotud sellega, et ma lähen kõigepealt nii-öelda järjest ja järjest liigun täieliku usalduse poole. Ja koos selle usaldusega tuleb see siuke lõdvestus nagu järjest rohkem kehasse, sest meil on hästi palju see elu, kust me nii-öelda kõik tuleme, kus me oleme pidanud keegi olema, ennast tõestama, ei ole see minu jaokski ju midagi uut olnud, siis meil on keha täis hästi palju pinget ja kontrolli ehk mitte usaldust. Ja nüüd selleks, et ma saaks järjest liikuda, et väga raske on nagu popsti, ma kukkusin usaldusse, eks ju. Et ikkagi me liigume teadlikult järjest rohkem selle poole, laseme järjest rohkem step by step lahti kontrollist ja see usaldus lubab mul lõdvestuda siis nii-öelda iseendasse sellesse kohalolusse. See oli ka tänane koht, kus ennem seda saate salvestust me tulime siia Katre teraapiaruumi ja siis hakkasime seda mõtlema, et kuidas me seda täna teeme ja tegelikult me mõlemad ei saanud nagu seda enne alustada, sest meie mõlema kehas oli väga suur pinge. Ja milline on sinu praktika täna selle pinge maandamiseks? Ma olen täna liikunud, kuna ma otsin kogu aeg seda lühemat ja otseteed, ma olen seda kergemat, lühemat otseteed läbi elu alati nagu otsinud ja selleks läbides alati keerulise ja raske tee enne, et jõuda sinna kergemasse ja otseteesse. Siis täna on see, et ma luban, kuna kehas on ta aktiveerunud sellise ebameeldiva tundena tavaliselt, siis ma luban lihtsalt lõdvestun sellesse tundesse, jälgin seda tunnet, ei tee mitte midagi rohkem. Ei pane sinna juurde täna isegi väga palju seda lugu, et kust ta nüüd täpselt see pinge on tulnud, millega ta seotud on see vanaema pinge, vanaisa pinge, ta on minu kehas, järelikult on minu pinge. Ja jälgin seda energiat, väga tihti näeb ta välja nagu maduuss, mis hakkab kuskilt sealt kõhust liikuma, hingan, hoian suu lahti ja luban nii kaua kehal toimetada, tavaliselt läheb selleks 2 minutit, 3, oleneb kui suur see antud hetke emotsioon või tunne on. Kui keha rahuneb, tunned, et see on nüüd nii-öelda ära kogetud. Aga siin täna oli huvitav, et meil oli mõlemal see, et see energia hakkas kerima, see pinge, mina tajusin ei olnud mitte niivõrd ainult minu sees, vaid minu ümber.
ja ta keris nagu ära vastu päeva, ta keris nagu maha selle pinge ja sama asja ma nägin nagu sinu puhul ka. Et nii kaua, kui tuli see rahunemine ja me hakkasime nagu muid asju siin ajama. Et see on see vastus, et täna hästi palju ka mul kliendid käivad, siis nad siin, ma nagu aktiveerin neil need tunded või nad on tegelikult juba ise aktiveeritud, kui nad sealt uksest sisse tulevad. Ja me täna väga palju kogeme lihtsalt ära, ma saan nagu toetada teatud meetodiga seda vabastust veel, et see käiks nagu hästi kiiresti nii-öelda. Et siin ongi nagu see koht, et ma saan sellest niimoodi aru, et see pinge nii-öelda või mis iganes teine asi, meil enda keha tunneb seda, aga tegelikult see pinge nagu tuleb meie välisest mõjutajast, välisest tegurist. Väga tihti ja pinge loob pinget. Miks ja väga tihti, kui me oleme terve elu pinges elanud, siis me isegi ei saa aru tegelikult, see on meile nagu hästi normaalne ja mis siis algavad, siis algab füüsiline keha hakkab märku andma, et kangused, igale poole hakkavad tulema kangused, mul on kael kange, mul on selg kange, mul on käed kanged, ehk keha hakkab andma tegelikult märku nii-öelda pingest. Ja mis on veel huvitav, mille tõi üks päev üks klient hästi ilusti ukse sisse, et me oleme väga tihti pärit kodudest, kus ei olnud avameelsust ja ausust, kus ei räägitud, mida ma tegelikult tunnen, mida ma tegelikult kogen sinu vastu, mida ma üldse, isegi selliseid küsimusi ei esitatud endale. Ja olid need hästi palju elati nagu väljendamata emotsioonide ja tunnetega aastaid. Tõmmati kõik enda sisse, vaikselt nuteti patja, võib-olla heal juhul või väljendati seda kuskil mujal. Ja lastena me väga palju kasvasime selles pidevas pingekeskkonnas, mis on jäänud meie energia välja, ehk alateadlikult, kas ma loon nüüd selle oma nii-öelda suhtes või ma loon selle töösituatsioonis või ma loon selle suhetes teiste inimestega ja see pinge loob kogu aeg juurde pinget. Ehk sellised pingeolukorrad tekivad. Ehk siis see on nagu üks selline spiraal, mis järjest nagu tõuseb. Ta käib nagu ringi ja ta võib nagu liikuda nii-öelda ka, kuidas ma ütlen, nagu ühest valdkonnast teise, et ta võib anda tervise puhul märku, raha puhul järsku märku, suhete puhul, et ta niimoodi pinge lihtsalt, ta liigub tõesti nagu spiraal, ta liigub ringi meie nii-öelda ruumis, meie enda ruumis. Mul tulebki ette nagu selline tornaado pilt, mis nagu liigub nagu niimoodi siin ühest kohast. Ja tegelikult ta tahab lihtsalt nüüd seda, et keegi teda vaataks, tunneks nagu ära ja ta saaks nagu nii-öelda lahustuda, minna sinna, kus ta tegelikult algselt on tulnud. See on väga hea praktika, mida tegelikult ka ise enda pinge maandamiseks proovida ja katsetada ja läbi tunda kehas. Ta sobib tegelikult kõikide emotsioonide puhul ja probleem ongi tegelikult selles, et kuna väga paljude asjade taga, kurbuse, viha, hirmu taga on tegelikult valu. Ja võt valu on see koht, kuhu me nagu vabatahtlikult ei lähe. Et isegi kui meil on ju füüsiline valu, mis me teeme, me võtame tabletti, me ei taha mitte keegi valu tunda. Ja mõnikord see hingevalu või südamevalu on nii palju hullem kui mingi näpuvalu, ütleme siis niimoodi. Ja see on see koht, mille eest meil on siis erinevad ellujäämisstrateegiad, kas me põgeneme, ehk me ei luba, ma ei taha valu kogeda, ma jooksen terve elu selle valu eest nagu minema. Või siis ma panen sinna peale erinevad tuimuse, jäätuse kihid, ehk ma olen lahti ühendatud, ma ei tunne, mis mu kehas tegelikult toimub. Või ma siis kaklen inimestega, ehk võitlen, tuleb see vihaenergia sinna ette ja võitlen, sest sina teed mulle haiget, see on see mäng. Aga tegelikult oleks mul vaja ükskord jääda paigale ja kogeda see valu ära. Kuigi see ei ole nii, et kui ma kogen nüüd ära kurbuse, viha, valu, et siis enam ei ole. Et siis on nad kogetud, jah. Jah, nüüd tuli see valgustus peale. Sest kõik emotsioonid, mis meil talletuvad läbi, nad on kihtidena, hästi kokku pressitud kihtidena.
ja mis antud hetkel aktiveerub, ütlen ausalt, ma ei saa ka täpselt aru, miks see praegu on aktiveerunud. Aga ta on aktiveerunud, sellest ma saan aru. Et võib-olla meil alati ei olegi vaja seda põhjust teada, et miks ta on aktiveerunud, et inimesed nagu väga lähevad nendesse lugudesse ja nendesse mustritesse ja nagu kõikidesse otsima seda süüd. Kes on süüdi, kus on see süü, kes mulle põhjustab seda jama. Keegi peab olema, jaa. Et seda ühiskonnas on meil, see on igapäevane, iga inimene puutub sellega kokku igal tasandil, et kuidas nagu sellest üle olla, kuidas olla sellest kohast üle, kui sind tullakse süüdistama või sa näed mõnda inimest enda kõrval, kes tuleb sulle, hüppab kraesse. Ta on hästi palju seotud reaalsusloomega. Ehk kui täna ma vaatan seda maailma hästi niimoodi, et kui midagi toimub nii-öelda minu, mõnes mõttes siis tavapäevast, kuigi mul ei ole enam tavapäevi. Ma võin ju rääkida tavapäevast, aga minu päev võib tunduda suurel osal inimestele mingi kosmoseteadus tegelikult, aga minu jaoks on see tavapäev. Aga põhimõtteliselt, kui toimub midagi minu tavapäevast väljapoole või teistsugust, ehk mingi siuke imelik olukord nii-öelda, kus mul kas tuleb otseselt mingi trigger või siis siuksed küsimärgid tulevad nagu, et mis see nüüd on, siis seal on minu jaoks nagu see, mina täna näen neid portaalide ja väravatena, et koht astuda kohe nagu nii-öelda teha nagu see samm nagu ülespoole või seal on mu vägi peidus nii-öelda. Ehk kuskil keegi mind trigerdab või sõimab ja nüüd on see maailma aeglustamise koht natukene. Kas ma kergelt lähen eemale, tõmban ennast vaatleja tasandile või on see stopp, nii, mis siin nüüd toimub, eks ju. Ja proovin saada kätte sealt selle iseenda emotsiooni, mis mul on siis tekkinud. Mitte keegi ei ole tekitanud, aga ta tuli siit nüüd kuskilt ilmnes välja. Ja nüüd on minu teadlikkuse tase, kuidas ma sellega siis nüüd toimetan. Kas ma saan selle kohe väeks ära muuta? Ma olen toonud neid minu arvates üks väga hea näide on 2 sõna, mille puhul, kuna ma vaatan hästi tugevalt sõnade energiat ka, on see, ma olen mõttetu. Ehk keegi mulle ütleb, et sa oled mõttetu, mõttetu tibi. Ja kas ma võtan seda nüüd solvumise ja traumana, et ma tahaks ju hästi, et minul oleks mingi mõte siin muna peal olemas. Ja keegi nüüd ütleb, et mul ei olegi mõtet, ehk ta ei näe minus mingit mõtet. Või ma olen äge, ma olen jõudnud juba nii kohal olusse, et ma olen mõtete vaba, ehk selles suhtes mõttetu. Et mul ei olegi enam nagu mõtteid. Ja see on kohe väekoht, et aitäh, et sa mulle seda ütlesid, vau, äge, eks ju. Et kuidas me saame kohe pöörata selle väga tugevaks väeks. Ja teine on see sama väärtuse lugu, et tema ütles mulle, et minul ei ole mingit väärtust, ehk ma tundsin, et mina olen väärtusetu, tegelikult see on ka tunne ainult. Ja kui minul ei ole väärtust, siis ma olen hindamatu. Mul ei saa panna hinnasilti külge, sest sellel ei ole hinda, mis ma olen. Ehk kohe on vägi. Ja neid kohti on tegelikult kõik see, mis on meie jaoks nii-öelda tavamaailma jaoks raske, keeruline olukord, on tegelikult portaal, võimalus astuda kohe üks suur samm oma väkke. Ja kui ma niimoodi hakkan nägema neid portaale, siis elu muutub väga funniks. Siin oli nii palju põnevaid teemasid, millest edasi liikuda, aga põhimõtteliselt siis süü muuda enda väeks ja täpselt liigu edasi ja mõtle, milline oleks maailm, kui me igapäevaselt kõik need valukohad looksime ümber enda väeks. Me liigume sinna ja tegelikult võib-olla ma olen naiivne, aga minul on väga suur tunne, et ma näen seda maailma. Ma tegelikult juba täna näen teda, sellepärast et need samad inimesed, kes minu ümber on, me suhtleme juba täna ikkagi läbi väe või hoopis teistmoodi. Ja me teeme nagu selliseid koosloomisi, et see ei ole nagu
see ei ole enam nagu täna mingis ohvri rollis, kus ma olen ju ka olnud püherdamine nii-öelda, kus maailm on must suurem ja kõik teevad mulle haiget ja liiga ja mina olen see väike ja väeti, et täna see ei ole ju enam niimoodi, et see teekond on hästi põnev lihtsalt olnud. Aga mul on tunne, et see, mis praegu toimub ja see töö nende traumade, emotsioonidega, miks need teraapia, igasugused vormid, joogatan või hingan või tantsin või konstellatsioone teen või mis iganes see teraapia vorm on, neid on väga palju, ongi nagu see meie põlvkonna töö praegu, puhastada ära kõik see, mis on tulnud sealt sadade tuhandete aastate tagant, kus ei olnud ju teadlikkus sellisel kujul, eks ju. Et see, ütleme nii-öelda see uus maailm saaks tulla või see saaks puhtaks, et see ei ole see, et meie lapsed ja lapselapsed kõik peavad nüüd sama asjaga tegelema. Et see on praegu see, et me ei saa enam samamoodi lihtsalt edasi minna. Et meie endi silme all lõpeb üks ajastu. Tegelikult on mõnes mõttes on juba lõppenud, aga kuna siin käivad need energiad oluliselt aeglasemalt kui teistel tasanditel, siis siin on veel ju väga paljud magavad ja on alles ärkamises ja võib-olla paljud ei ärkagi. Ja võib-olla paljud ei ärkagi, jah. Siis on nii. Et meie sellele praegusele ajastule ja nendele inimestele, kes antud hetkel elavad, on väga suur pinge ju tegelikult peale pandud sellega, et kõik need protsessid läbi töötada, see on ju väga valus ja vaevarikas, et seda ilmselt teraapiatöös on järjest näha ja inimestes üldiselt, et hirme on hästi palju, hirmutasandid on hästi tugevalt üleval, sellepärast, et me oleme elanud 100 aastaid niimoodi, et me suhteliselt oleme teadnud, mida toob homne päev. Ehk mul oli töökoht, see oli 50 aastat, kuni ma läksin sealt pensionile, mul oli kindel pere, elukaaslane ja nüüd kõik see laguneb, mis ei ole nagu tegelikult minu hingega kooskõlas või mis ei ole minu nii-öelda see ülimunistuste elu. Et meid nagu tõmmatakse välja hästi tugevatest nendest illusioonikihtidest ja võib-olla isegi ma tahaksin öelda, miks praegu on ka hästi palju neid avalikustamisi. Inimeste nii-öelda patud tulevad päevavalgele, sest selja taga tuhandeid aastaid oli okei, et elati nagu fassaadi elu. Eks need kroonika esikaane elud, ütleme siis niimoodi, keda me kõik oleme nagu imetlenud, kadestanud, kuhu me oleme kõik nagu püüdlenud, need rikkad ja ilusad, eks ju. Ja siis selgub, et nemad nutavad ka ja võib-olla palju hullemini ja nii-öelda pühakuid, tahaks öelda, et ei olegi olemas, et kõik kurud on ka lihtsalt inimesed või kõik õpetajad on ka lihtsalt inimesed, eks ju. Ja see ongi, et meil praegu võib-olla kõige õigem on öelda, on nagu käes aususe ajastu. Et kõik see, mida sa oled oma alateadvusesse alla surunud, kõik see tõmmatakse sulle nii-öelda enam ei saa sa seda nagu alla suruda. Et sa oled kogu aeg pannud sinna kappi ära või keldrisse ja uks kinni ja väljapoole teen näo pähe. Ma olen see ilus ja särav ja mul on kõik kogu aeg hästi. Küsi, kuidas sul läheb hästi. Mul läheb hästi ja siis ma lähen koju, panen pea teki alla ja selgub, et ma olen tegelikult sügavas depressioonis näiteks või stressis või ma tahaks ennast ära tappa. Et see maailm nagu sellisel kujul ehk me toome nagu välja ka selle peidetud osa praegu kõik. Ja näitame seda peidetud osa ja mis on kõige parem hoides ära nagu kogu seda valu on see, et ma teen ise neid tunnistusi. Nagu tervitan seda osa, sest seal on väga suur vägi ja ressurss, mille ma ära peidan. Selles peidetud osas. Ja need peidetud osad, kui ma toon hästi lihtsa näite, võtame alkoholiku, eks ju, kes on muidu üks mees või naine,
ja kui ta tarbib teatud kogus alkoholi, siis saab temast nii-öelda see täiesti teine inimene. Vägilane. Kas vägilane, kas vägivaldne, eks ju, mõnikord vägivaldsest saab melanhoolne. Ehk nüüd ilmneb see peidetud osa, mida ta muidu kogu aeg alla surub. Ja kuna tal ühel hetkel, see on pinge, kogu aeg pinge, ehk ta on keegi teine hommikust õhtuni ja nüüd oleneb, kui palju tal seda pingetalumust veel on, see läheb ajaga järjest väiksemaks. Ehk kui on tsüklivend, siis tsüklid lähevad lühemaks, eks ju, kui on siuke igapäevane, siis ta iga päev lõdvestab selle osa nii-öelda, eks ju, ära. Ja niimoodi on mõnes mõttes kõikidel inimestel, kes ei ole veel võtnud vastu seda kogu oma olemust, et ma võin olla kurb, vihane, ma võin tunda väga paljusid tundeid, sest ma olen lihtsalt inimene. Näiteks viha on ju see koht, mis meil on täiesti rahvuse tasandil minu arvates alla surutud ja sellepärast meil ongi hea vihata kedagi kuskil kaugel või kedagi suuremat, et see on see kollektiivne viha, meil on vaja ühte kohta see panna, teda võib kollektiiv, seal on lubatud vihata nagu. Ja tegelikult see on minu enda alla surutud väga suur viha, mida ma surun alla, peidan. Ja siis peab kas elukaaslane mulle seda hakkama näitama, töökollektiivis, sõbrad, keegi peab mulle hakkama seda näitama, ehk lähen välja, panen naerumaski ette ja tegelikult keegi hakkab sõimama mind keset tänavat. Ehk ta toob üles minu alla surutud osa. Ja see alla surutud osa siis sellises teraapiavõtmes ongi see koht, mis tuleks siis vabastada keha tasandil. Ära kogeda. Ja see siis annab sulle inimesena võimaluse vabastada keha pingest ja liikuda siis enda eluga edasi. Ja viha on see, mis siin ruumis tuleb peaaegu iga kord nagu väga tugevalt esile, tuleb väga tugeva laeng, kuna isegi seal eestlaste rahvusemotsioon on viha siis. Ja tegelikult on viha ja vihas on ju väga suur jõud, kui me mõtleme viha peale, eks ju, see on nagu, ta tulebki, kuna teda ei saa kontrollida, ta tuleb ju, me üritamegi, see on väga raske. Kehal on see väga raske. Ja vihaga ma mängin sellist mängu, et meil on hästi geniaalne asi, on see meie keha. Ja meie keha tihti ei saa aru, kas me elame mingit asja läbi mõttetasandil või teeme seda päriselt. Ja kui kunagi varem teraapiates ma ikkagi nii-öelda ka laagrites oled ise käinud, ärgitasin inimesi nii-öelda, et me karjusimegi seda viha siis välja, me olimegi seal nii-öelda siis vihased. Siis täna ma olen avastanud, et kui me teeme seda mõttetasandil, kuna mina olen selle toetusega nagu juures ja ma loen seda energiat, meil on isegi erinevad, et kas on lõhkuv siuke terav nagu klaasist paneb läbi viha või see on lihtsalt selline surra-murra viha, seal on hästi palju ka vihasid, on erinevaid vihasid, hästi huvitav. Siis inimesel vabaneb see, kui ta teeb ka seda läbi mõttetasandil. Ehk ta lihtsalt kujutab ette, kuidas ta nüüd väljendab sellele inimesele näiteks ära kõik sõnad, ropendamine seal mõttetasandil, kõik on lubatud nii-öelda, mitte ainult füüsiliselt peksta, aga ta võib peksta midagi muud, et nagu viha on meil hästi palju kinni kätes ja jalgades näiteks ka. Klassikaline on see väike laps, kes karjub poes, kes kommi ei saanud, kuidas ta seda viha oma kehast nagu väljutab tegelikult, eks ju, ta tuleb igalt poolt välja, nagu pea kõik käib. Ja sama on meil ka, aga kui palju meil on neid alla surutud, eks ju, kui palju meil komme ei antud, kui palju meie ei saanud seda, mis me tahtsime, kui palju meid suruti alla, et see on nagu see ja nüüd surume ise alla siis, teeme seda sama asja, mida kunagi kas tegid meie vanemad või kool või mis iganes. Nii et inimene on siis kõik teinud ise endale. Täpselt nii. Et kõik, mida sa teed ise endale. Et nagu ka laul ütleb. Ja selle välismaailma vaatamisega ongi see, et kui ma olen võtnud vastutuse, et see, mis on minu ruumis, minu ruum on ju see, ma täna kuulasin, kui sa ütlesid katreteraapia ruum on ju. Et see katreteraapia ruum tegelikult liigub kogu aeg mööda maailma ringi. See liigub sinna, kus sina oled. et sinul on Triinu teraapia ruum ja minul on katreteraapia ruum ja see on liikuv ruum tegelikult. Ja
ja kõik, mis on minu ruumis, siis kuidas ma saan kedagi teist süüdistada, et kuule, mul on siin tuba koristamata, ma isegi ei tea, mis mul siin kõik on, et ma ei ole nii kaua teinud suurpuhastust, eks ju, aga vaat sina oled süüdi, et minu ruum on koristamata, eks ju, noh. See on ju absurd, et ei saa öelda nii. Täpselt, et eks selle ebateadliku elu ja teadliku elu märksõna on vastutus. Mul on tunne, et inimesed on nagu väga ka kinni sellistes asukohtades ja kindlates piirides ja normides tohutult, et see kõik on nagu nii annab neile nagu sellise kindlustunde vist, aga ma ei oska öelda, kas see nagu päris kindlustunne on, sest tegelikult see on ju väline kindlustunne ja ma ise kogen praegu seda läbi, et seesama, et see katreteraapia ruum liigub seal, kus oled sina ja see sinu inimesed, et see on nagu huvitav koht, et eestlased on hästi kinni selles materiaalsuses ja selles, no see naabrist parem, eks, et kui me hakkame võtma seda, et mul peab olema uhkem auto, suurem maja, vingem, ma ei tea, kaaslane. Et see on nagu selline väga suur arengukoht Eesti inimestes. Mitte ainult Eesti. Ja ma usun ka, et mitte ainult Eesti. See sureb koos vana maailmaga ja see on nüüd täpselt see, kuidas me ehitasime üles oma seda võltsidentiteeti, kes me tegelikult ei ole, et me hakkasimegi sinna, ma pean teatud koolid lõpetama, ma olen parem kui sina, kui mul on kõrgkoolid ette näidata, eks ju. Ehk meil oli nagu ees mingi selline eduvalem, eks ju, et siis mingil hetkel pean ma leidma endale abikaasa, siis tulevad lapsed ja siis on maja, suvila, noh täna seda suvilat võib-olla on pigem need välismaa reisid, eks ju. Et ütleme see ja siis hästi traditsiooniline on nagu see olnud, et siis ma käisin nüüd kõik selle mingid huvid võiks, eks ju veel olla, teatud sõpruskond, kellega ma siis käin purjetamas ja tegelikult avastad sa mingil hetkel, tavaliselt juhtub see kuskil seal 40-ndates, eks ju, kui ma olen nagu kogu selle programmi ära käinud, et ma olen nii kuradi õnnetu ja nii suur tühjus on minu sees, et oodake, midagi on nüüd selles võrrandis või pildis vale. Mul on ju kõik olemas, mul on vinge maja, äge abikaasa, lapsed, koer, kass, ma ei tea, kõik on ja kõige uhkemad asjad ja siis tekib see tunne, et mu sees on tühjus. Ma lugesin hiljuti Osho elulugu, mida ma väga soovitan lugeda, on siuke paras klots küll, aga seal on nagu kõik vastused tegelikult olemas hästi selle peale, kus meil nii-öelda selle kasvatuse, õpetuse ja kõige sellega nagu väga sügavalt nihu läheb. Ja tema tõi nagu väga hästi välja selle, et valgustunud inimesed on tegelikult saavad olla ainult väga rikkad inimesed algselt. Sellepärast, et vaese inimese kõige suurem mõte on saada kuidagi rikkaks. Ehk tema istub seal ja unistab nagu oleks tal miljon, miks need bingolotod ja kõik on hästi populaarsed, sellepärast et kõik need nii-öelda vaene inimene tahab, et see lahendab kõik tema probleemid nüüd ära. Ja mis on hästi suur illusiooni mull lihtsalt ja seda kogu aeg toidetakse. Aga see, kes on nagu saanud rikkaks, ta on nüüd selle tee läbi käinud ja avastanud, et võt seesama ikka on mõttetu, ikka on tühjus ja siis ta on hakanud otsima midagi muu, et midagi peab veel olema, miks ma ikka olen nii õnnetu. Ja siis tavaliselt järgneb see, et ta annab ära kogu oma varanduse, eks ju, minnes siis teekonnale ja jõudes lõpuks siis sellesse, kukkudes iseenda sellesse nii-öelda rahu ja õnnetunde sisse. Et see kõik on meil siinsamas olemas, aga me saame sinna minna mõnes mõttes ainult väga suure ringiga, et otsime ikkagi väljaspoolt, süüdistame teisi, süüdistame ühiskonda, riiki, maailma, valed otsused tehku ümber, kõik maailm on hukas, mitte, et tähelepanu viia kogu aeg siit enda pealt ära, ükstapuha kuhu. Enda seest ja enda pealt ära. Enda seast. Ja nüüd juba koroona tegi seda väga tugevalt, kes mäletab, kuidas ta lamas voodis, eks ju, maailma kõige mõttetum tunne oli, ei jõudnud ta ei pead liigutada, ei lugeda, ei midagi vaadata
et teda pandi nii sügavalt iseendale tegelikult otsa vaatama selles kohas. Aga sellest ühest koroonast oli veel nagu vähe, et ehk maailm töötab kogu aeg meie poolt, mitte meie vastu. Aga me ei mõista seda. Ja need on jälle kõige suuremad portaali kohad. Et kui me saame võtta kas või sellise lause, et kogu aeg mängitakse mulle kõige parem asi välja. Nii-öelda kogu aeg on kõige parim hetk mõnes mõttes minu elus või praegu see kuhu ma olen sisse kukkunud või mis minu ümber mängitakse, on parim asi, mis toimub. Selle jutu peale universum kinnitab seda väga võimsa vihmasajuga. Nii mõnus vihmasabi. Ma sain üks päev, väga tark inimene ütles mulle väga olulise, kuidagi minu jaoks olulise asja, et kinnitab, et vihmasadu on see, kui meie esivanemad on meil hästi lähedal ja avaldavad oma tänu. Nad on nagu väga lähedal. Ja. Et nii on. Ja see vihmasabin on mõnus, et minul on nagu selline, et kui mina näen vareseid liikumas ja tihti nad ka vaatavad või on nagu minu koduümbruses, siis minule märgivad varesed esivanemate kohal. Et ma alati väga põnevates kohtades kohtun nendega ja saan kinnitust nagu maailmalt, et mul on õige mõte, ma teen õiget asja või siis vastupidi, et ole tähelepanelik või vaata veel. Need on meie nagu sellised ägedad reaalsuse mängud, mis ei ole põrmugi valed. Selles suhtes nad on meil kõigil erinevad ja kuna meil on kõigil erinevad tõed tegelikult, et ei ole seda ühte püha tõde, nad kõik niidid jooksevad lõpuks kokku, siis täpselt seesama, et kellegi märgid on sulgmaas, kellegi märgid on mingi pilv taevas, kellegi märgid on numbrid, et see kõik on meie nagu suhtlemine universumiga nii-öelda. Ma ütleks, et see on nagu minu jaoks selline universumi peegeldus. Et kas või seesama, et kui me alustasime seda tänast vestlust sinuga, et minu kohvitassi sees oli südamekujuline kohvivaht. Nii et nii, ja mina sain nagu selles osas kinnitust, et meil tuleb väga mõnus vestlus ja oluline. Sest armastusega on praegu nagu see, et kuna me, mis see kuldajastu või see nii-öelda see uus aeg muud ongi, kui see, et me tõesti läheme sinna jälle tagasi, kui me paneme kõik need madalad nii-öelda emotsioonid järjest nagu maha, toome ennast välja, sest siis suures plaanis tahavad kõik inimesed ainult ühte armastust. Et ma olen aktsepteeritud sellisena, nagu ma siia ilma sündisin, nagu ma olen. Aga probleem ongi selles, et kuna mul on nii palju neid alla surutud osi, siis ma ju ei aktsepteeri poolt ennast praktiliselt või väga suurt osa endast. Ja siis ma liigun ära ka sellest enesearmastusest, ma hakkan vaatama läbi ego tasandi, ma hakkan nõudmisesse lähen, mul on pretensioonid, tegelikult see kõik on enda vastu. Mul on enda sees halb olla, sest ma olen oma olemusest lihtsalt nii kaugele läinud. See olemus on siin olemas, see minu olemuslik energia. See, kus mul on kõige parem iseendaga olla. Aga ma lihtsalt olen liikunud nii palju väljaspoole nagu ära ja mulle väga meeldib nagu see, ma siin käisin paaril üritusel, kus olid nii-öelda loomad ka, et seal olid imearmsaid koeri, seal oli imearmsaid kasse ja siis ma märkasin, kuidas inimesed, oi, issand, kui nunnu tule, kas ma võin teda sülle võtta, ja siis ma just mõtlesin, et ja see on see tingimusteta, et ta ei mõtle seal hetk enne, et selle kassisaba oleks võinud olla ikkagi natuke teist värvi või need koera kõrvad võiks olla ikkagi natukene niipidi või naapidi, kus me oleme hästi palju pretensioonis iseendaga ja hindame läbi selle teisi inimesi, hästi palju füüsilise välimuse puhul.
on see vastuvõtmine nagu kõige raskem, mida ma näen. Ja mis pärast jälle ühiskonnanormid on selle ees, eks ju, sa pead olema nii pikk, nii paks, nii see, sööma tervislikult, tegema seda, teist, kolmandat, kui sa ei ole, siis sa oled laisk, loll ja loakas lühidalt. Ja sa ei kõlba sellesse normi. Ja seda on sulle aastaid räägitud. Ja et kui me pöörame nüüd need samad silmad, millega me vaatame seda kassi või koera, iseenda vastu ja läbi selle proovime vaadata maailma. Kui ruttu see maailm siis muutuks? Ehk läbi armastuse silmade. Aga just me saame harjutada nende samade koerte ja kasside peal. Et kes on need meie nunnupallid nii-öelda. Kas selle tõttu on Eestis paljudel kassid ja koerad, et väga palju ju tänasel hetkel enam lapsi ei saada, võetakse koer endale lapse asemele nunnupalliks? Sest üks on see, et ma nagu mõnes mõttes vajan, et mind armastataks. Ja seal on see tingimust, et arvastuse koht. Ja, aga mul on ka, ma vajan eriti naised, kes on juba algselt hoolitsejad. No ma ei saa öelda, et mehed ei vaja, ikkagi mõlemad poolsed on see. Vajavad ka seda mõnes mõttes natuke keda armastada. Et ma saan seda armastust ka nagu jagada ja see armastus on vastu võetud ja toimub see kahepoolne energia nii-öelda. Et üksi on ka kedagi tore armastada või tore, kui sind armastatakse, aga kui seda vastu, siis ta ikkagi, ta ei tööta sellepärast, et ma tegelikult ju läbi selle armastuse ma näen enda ideaali. Ja see ideaal on see. Ja ma saan selle ideaali poole siis ise ka püüelda ja see ideaal olla rohkem. Aga mitte ikkagi midagi siis alla suruda, et ma ei räägi nagu nii-öelda fassaadi või nagu, sa pead seal ka aus olema. See ausus isendaga, see on ilmselt päris keeruline väga paljudele. Ja kus ongi see põhjus, miks täna ma väidan, et väga 100% iseendaga töötada ikkagi on keeruline. Sest illusiooni me kõnnime nagu vahepeal, ma ütlen ka, et ma ei taha sul seda illusiooni purustada, aga ma lasen inimesel ise kogeda, eks ju. Et ta, kuidas ühest illusiooni kihist läheme järgmisse illusiooni kihti ja on täiesti eraldi valdkond, mille nimi on võltsvaimsus, mis on praegu ikka nagu nii lahe moekaup. Kus kõik halvad emotsioonid on ära tuntud ja kus ollakse, ainult tõstetakse sagedust ja kellele see kuulub ja kõik need muud mängud ja tulge tagasi nüüd inimeste tasandile. Tahaks vahepeal öelda, halloo. Et koputada natukene ja kutsuda tagasi maa peale. Siiski maa peal me siin elame. Et koos enda valude, hirmude, viha ja rõõmu ja armastusega. Ja see ongi see, mis meist teeb selle terviku olemuse. Täpselt. Ja. Aga kuidas on selle usaldamisega veel, et kuidas on sinul nagu õnnestunud elu usaldada? Kas see on olnud sinu jaoks nagu teekond? Ja teekond, ma ei ole üldse veel kohale jõudnud, ma võin kohe öelda, et ma avastan päris huvitavalt kohti, kus ma üldse ei teagi, et ma veel kontrollin. Ma nagu ärkan või nagu avastan, et issand jumal, et ma siin veel kontrollin, miks ma ei usalda. Et see on nagu see sama, ka illusioon, vaata. Et ma olen üks nendest, kes on väga palju usaldusest rääkinud ja see sama Toomas Tarust ma olin nagu ikka nii usalduses, kui ma siin alles suht hiljuti leidsin mingi koha, et oot, on ju. Et eks see ongi nagu hästi huvitav, et need märkamised ja jälle portaalid ja seal ma saan kohe teha selle muutuse, et oot, eks ju. Ja see usaldus on natukene seotud, mitte natuke, päris palju turvalisusega. Eks ju, mul ei ole turvaline usaldada, sest mulle on kogu aeg öeldud seda, et maailm on võitlustander, teised inimesed, ära usalda ühtegi inimest, kõik on pätid, vargad, nad tahavad sul igal juhul kohe lokku tõmmata. Naha üle kõrva tõmmata. Et me tuleme sellest maailmast kahtle kõiges, eks ju, et kus oli usaldus, puudub.
täiesti, eks ju. Et me järjest enam liigume turvatunde poole või ütleme, ei liigu, ei ole täpne. Me ehitame iseendas üles turvatunnet. Mina ise olen see turvatunne. Kui mul ei olnud isa või isa ei andnud mulle seda turvatunnet või ei andnud ema või mis iganes, eks ju, siis ma ehitan step by step nagu kivi haaval. Et mina ise olen see turvatunne siin. Et ütleme, ma toon nagu piltlikult näite, kui mult võetakse kõik ära, mis on väga hea mäng ka kodus mängida, nii-öelda turvaliselt mängida kodus mängu, et ma hakkan eemaldama kõike seda, et ma võtan ära family, ma ei tea, lähen lahku, mis iganes, maja läheb põlema, auto teeb avarii, mis iganes mäng, kõiki neid asju pangas toimub mingi krahh, eks ju, raha mul enam ei ole. Ja siis ma saan alles kätte selle, mille ma tegelikult kogu selle kihi alla olen ära peitnud. Eks ju, tegelikult siis alles tulevad need hirmud ülesse. Ja ma saan mõnes mõttes turvalises keskkonnas tegeleda juba nende hirmudega, enne kui see reaalsus peaks minuni kõndima. Enne kui sul päriselt auto sõidetakse sodiks. Jah, täpselt niimoodi. Ja meil on kõigil hirmud. Et ma ei saa öelda, et näiteks minul on veel väga palju hirme ja nad avalduvadki teatud situatsioonides ja ma luban siis seda hirmu lihtsalt kogeda, samamoodi jälgin. Ehk see, me ei pea ootama, et meil ei oleks hirme, et siis me liigume edasi, vaid me võime liikuda koos hirmudega või läbi hirmu. Või võtmagi selle hirmu käe kõrvale ja ole siis mu kaaslane siin, eks ju. Et kuidas me hirmuga toimetame, see on nagu juba nagu omaette teema. Aga see sama, et mida rohkem ma nagu kukun nii-öelda iseendasse ehk jälle lõdvestun sellesse, seda rohkem ma saan olla usalduses ja seda rohkem ei ole mul vaja midagi enam kontrollida nii-öelda. Kuni selleni, et ei juhtu midagi, kui vahepeal autouksed või korteri uksed lahti jäävad, et ei ole see kohe, et no nüüd see varas on kohe, ootab mind. See on täiesti nagu piiridesse panek. Ja sellepärast, et nagu täpselt, et kui mina eeldan, et kohe tuleb varas, siis järelikult on minus kuskil väga tugev ebaaususe koht. Kui ma arvan, et sina tuled mulle külla näiteks, et mul on uks lahti ja mind hetkel olen läinud poodi, et sa kohe kindlasti siis kasutad juhust ja varastad mu korteri tühjaks, eks ju. Ehe näide, et kuidas ma juba eeldan, eks ju. Ehk ka see inimeste usaldama õppimine, nii-öelda see tuleb ka läbi enda. Kui inimesed ei usalda mind, ei usalda mina neid, kõik see on nagu seotud hästi tugevalt. Aga inimesed loovad ju ka siis nagu seda varastamise kohta, et kui ma kogu aeg olengi hullult hoian kõik enda uksi asju, ma ei tea, kõik lugud, tabalukud, et kas ma sellega siis nagu loon ka seda situatsiooni, et tegelikult ma tõmbangi ligi neid vargaid, ma tõmbangi seda kohta, nagu seda energiat nii-öelda enda peale. Seal on pinge. Kõik kohad, kus on pinge, kus ei ole vaba voolamist. Seal on ju pinge, seal on energiat kokku tõmmatud. Sama on, kui ma korjan raha. Seal on ju pinge, eks ju. See on see nihuke energia ju tegelikult. Et hoian seda raha endale, tarakaartides müntide 4 ette. Et täpselt, et hoian kõike endale ja midagi ei lase kellegile. Ja seal ei jookse, energia ei jookse. Et ma ütlen, kõige parem on õppida vaatama neid asju step by step järjest energeetiliselt. Et kus ma veel, millest ma nagu, seesama minu oma hoian kinni, eks ju, et see peab olema minu oma, eks ju. Aga see kõik on nagu ka sellises mõtte tasandil, et siin tulebki see mõistuse mängud on need, et kui meelemängud, et kui me nagu sellest, kuidas nagu selle meelega toimetada, et nagu vabastada seda energiat nendest kohtadest ja see mõistus tuleb ju vahele, ma ei saa midagi teha, inimesed ei saa,
ja miks? Väga lihtne põhjus. Me lapsena kasvasime ja me olime väga tugevalt kontaktis iseenda oma olemuse ja oma soovide ehk meie keha, me olime hästi tugevas kontaktis oma kehaga. Kui te võtate ühe väikse lapse, ühe imiku, siis imikul ei tule siit ju mitte midagi, et kuule, nüüd kell on juba nii palju, ma võiks süüa. Ei, tema keha ütleb, et ta on näljane, tema keha ütleb, et ta tahab magada, tema keha ütleb. Ja nüüd mingil hetkel hästi suure kuritöö tegi ära see kurikuulus Spock või Pokk või mis ta oli, Spock. See raamat, millega nõukaaegseid lapsi kasvatati, kus oli see, et ära kuula lapse nuttu, laps peabki karjuma ehk kehtestati kindlad söögiajad, magamise ajad, mis annab juba imikule märku sellest, et seda siin ei tasu usaldada. Ehk kui mul on tegelikult nälg, siis ma ei saa süüa, ma saan süüa siis, kui ma tegelikult ei taha süüa. Noh, kujutage ise ennast nüüd täiskasvanud inimesena ette, teil on kõht täis ja tuleb keegi, kes hakkab teile putru suu toppima, eks ju. Noh, täiesti absurdne, eks ju. Ja see tegi siis seda, et see ühendas meid ju lahti meie keha tunnetusest. Et kui me võtame ära kõik nii-öelda kohustused siit, noh, ütleme, läheme puhkuse levelile, siis ja lubame endal nagu lihtsalt toimetada. Minu keha teab täpselt, mis hetkel ta avab nii-öelda silmad või mis hetkel ma avan silmad, mis hetkel ma olen välja maganud. Mu keha teab täpselt, mille hetkel nagu kleepub, ma tahaks pesta ennast. Ma tahaks minna hambad pesema käsida. Eks ju, kõht annab tunda, et nüüd võiks midagi süüa. Ta ütleb isegi, mida võiks tegelikult süüa, kui ma teda päriselt kuulan. Eks ju. Nüüd tegelikult tahaks liikuda. Ma tahaks minna kuskile täitsa jalutama või jooksma isegi. Mul on siuke tunne. Eks ju, või ma tahaks ujuda, soe, ma tahaks päikest võtta. Ehk tegelikult kõik need impulsid tulevad siit. Aga kui ma nüüd laiendan seda ja luban juhtida oma kehal ka kõike muud oma elus, siis minu keha teab tegelikult täpselt, kuhu liikuda, kust ära liikuda. Meie kehal on sees keps tegelikult. Me lihtsalt oleme, kuna see mäng praegu, meid on nii lahti ühendatud sellest keha nagu see ühendus, siis see mäng käib kogu aeg niimoodi, et ma vahepeal olen siin, siis hüppan jälle siia, siin hakkan kahtlema, hirme looma, eks ju, ei, see ei ole ikka õige, mis ma tunnen, siis hüppan siia tagasi, lõõgastun, mul on siin jälle kõik hästi, sest harjumus on kahelda kõiges, mitte midagi usaldada, analüüsida, mõelda, kaaluda, panna paberile plussid, miinused, kuhu läheb meeletu energia ja tegelikult vastus on ammu siin olemas. Ja siis me liigume jälle sellest enda päris juhendamisest ära, sest see nii-öelda kõrgem teadlikkus, meie üks osa, kõrgem mina, looja tasand, mis iganes me sellele nimeks paneme, räägib meiega läbi keha. Ja kuna nüüd ütleme, sa lapsena kasvasid ja sulle hakati ütlema, et see, mida sina tunned, ei ole õige. Mida sa seal mängid, praegu on vaja õppida, mida sa seal seda teed, lõpeta see tegevus, see, mis sa tunned, on vale, ära nuta praegu, eks ju, kõik need. Ja koolis toimus, me hakkasime ju siia, kolisime ära, eks ju, see nii-öelda vasakaju poolkera, hästi tugev, kõik asjad käisid läbi selle, mõtle, analüüsi, kõik see õppimine käis läbi selle, eks ju, et mida sa rabeled siin praegu, miks sa vahid aknast välja, aga tegelikult mu keha tahaks minna õue. Lapse keha tegelikult veel töötab väga hästi selle tunnetuse pealt. Me kehad tegelikult ei ole mõeldud, lapse keha eriti, et 3 tundi ta istub paigal ühes asendis, liikumatult, veel nagu käed nii, et tegelikult laps õpib läbi liikumise oluliselt rohkem ja oluliselt kergemalt ja oluliselt paremini. Kui meil üldse nagu on vaja pooled asjad, mida me õpime, meil on ju see üldse, see on kehale tänaseks koorem, see on kehale ballast, kui me õpime asja, mida meil tegelikult vaja ei lähe. Siis kuna keha
peab selle integreerima, kuskile toppima, siis tal on see juba koorem tegelikult. Ta ei võta infot enam võib-olla üldse vastugi, kui te tunnete kuskil klassiruumis, et issand, mul nagu lihtsalt nagu mitte midagi, kõik jookseb maha. Siis tegelikult keha räägibki, et seda mulle liiga palju juba olnud, mis ma olen täna saanud ja sealt ei saa enam, keha ei võta vastu lihtsalt. Ja nüüd me liigumegi sellest, kus me oleme jälle väga palju aastasadu olnud, ainult siin, liigume uuesti kehatasandile. Meid hakkavadki juhtima meie kehad ehk nagu siin me oleme mõlemad näinud, eks ju, et lõpeta see ära, müü see maha, mine sinna, et ta tuleb nagu hästi selge teadmisena sinu kehasse. Ta ei tule läbi selle, et ma istun ja 3 päeva mõtlen ja siis tuleb. Ta tuleb niimoodi ja muutus tuleb niimoodi, energia on seal taga ja mine tee, kõik on, sul on roheline tee lahti, sest sinu kõrgem teadvus suunab sind hoopis kuskile mujale. Aga sina täna seda ei tea. Ja sellepärast, kui sa ütlesid ka, et eestlane on väga kinni selles, siis seal ongi, teda ümbritsevad need samad hirmud, sest tal on hirm lihtsalt muutuse ees. Sest ta enam ei tea, mis tulevik toob. Aga kuidas nagu olla selles muutustes või aksepteerida neid muutusi, sest elu on ju igapäevane muutlikkuus ja muutumine. Et see mulle tundub, et nagu see keha saab nagu hästi palju pinget tänu sellele, et me kogu aeg oleme selles muutlikkuses ja viimased aastad on ju olnud nagu ülimuutlikud ajad, et kuidas sellega toime tulla või kuidas nagu selle muutlikkusega hakkama saada, et mis on see, ma ei tea, valem või kas on valemit või mida see keha teeb, kuidas taastada keha, maandada. See ongi see, et meid praegu, kuna me oleme, siin on mitu asja, me oleme väga palju aastaid käinud tast kogu aeg üle. Kogu aeg on see peab tegema läbi ja pea, eks ju, ja läbi tegevuse ma olen keegi. See on minu identiteet, mis ma siis laisklen või mis ma siis ei tee midagi või kus see raha tuleb siis või tööd peab ju tegema ja see kõik nagu see vanad programmid siin veel hästi tugevalt all töötavad, sest me ei ole aru saanud, milleks me siia planeedil oleme tulnud, tööd tegema, 8-5 tööd tegema ja siis kui aega üle jääb, siis võib-olla elaks oma elu ka või elaks ikkagi veel teiste elu. Ja praegu pööratakse kogu see maailm mitte tagurpidi, vaid õiget pidi. Ja meie kehad on väga väsinud sellest kõigest, mis me, ega see emotsioonidega tegelemine, ega see on ka kehale väsitav. Et ühtpidi kehast vabaneb ja kehast tuleb kergus, teistpidi on see väsitav, see on töö tema jaoks. On väga lihtne asi. Puhata, lamada, magada, päikest võtta, ujuda, mitte midagi teha. Puhata ja mängida. Ja võtta täiesti mingid perioodid endale, sest mina jõudsin alles hiljuti ka sellesse kohta, ma olen oma arvates loonud täna endale väga sellise ägeda elu, et ma tõesti nii-öelda tööd klassikaliselt teen väga vähe tegelikult päeva jooksul, või ma saan seda ise koordineerida, et ütleme, kliendid ei koordineeri minu elu, vaid mina ise ütlen nii palju, kui ma neid võtan, see on nagu minu teha ja luban endal lihtsalt olla ja puhata, aga mu keha ütles alles siin mõned nädalad tagasi, et seda on liiga vähe. Et see sama, et ka see, mis ta tuleb nagu ka minevikust nagu see nagu see vaba aeg või mis sa oled nagu enda ellu praegu loonud selle puhkuse aja, et su keha andis märku, et seda on ikka nagu veel liiga vähe, et tegelikult vaata, kuidas me alustasime seda juttu, vaata pingest ja aeglustamise sa tõid sisse, vaata, et kuidas nagu aeglustada on vaja, et võttagi nagu see stopp ja ma ise olen täpselt samamoodi seda tajunud, et ma olen ka enda elu praegu väga tohutult aeglustanud ja siis ma tunnen, et nagu seda on ikka veel vähe, et tegelikult see keha tasandil on see pinge, see kuskilt tuleb nagu veel ja on vaja nagu nii palju rahulikumalt võtta seda tempot maha võtta, just nimelt aeglustada. Sest meid vaatavad kindlasti ka inimesed, kes mõnes mõttes mõtlevad, et millest te räägite, et mul ei ole üldse aega ja mul on nii kiire
ja et noh, mis mõttes, kuidas ma aeglustan, eks ju, või mis see üldse tähendab. Et see on minu üks lemmikuid teemasid on ajateema ja kui nii-öelda hammustada läbi see ajateema ehk aeg ei ole üldse selline, nagu meile teda nagu on kujutatud või ette näidatud ja nagu aeg on tegelikult nagu kummilint. Kui ma aeglustan kõike oma elus, siis jääb ka nagu aeg seisma või ma võin isegi kukkuda sinna nii-öelda ajatusse või igavikulisse hetke, kus ma täiesti tunnengi, et terve maailm praegu nagu seisab heas mõttes, eks ju. Et mida rohkem ma kiirustan, mida rohkem ma võtan endalt ise ära aja, siis ka võetakse minult kogu aeg see aeg ära ja aastad lihtsalt lendavad ja ma ei saa üldse aru, kus ma olen olnud. Tegelikult ma olen olnud autopiloodi peal või jooksnud millegi eest ära. Sest väga tihti, kui inimene lõpuks jääb seisma või ta pannakse seisma, siis esimene asi, mis tekib, tulevad valud. Sest ma olen kehast lahti ühendatud, läbi selle ma olen väljapoole kogu aeg tegevuses, mul ei ole siin tegelikult ühendust ja või siis õhtul, eks ju, et ma lõdvestun ja siis hakkavad järsku valud tulema. Sest keha siis juba karjub, halloo, ma olen kogu aeg siin olnud, kus sa oled, sind ei ole siin üldse olnud. Sest nii kui me oleme tegemas midagi seal kuskil mõttetasandil, loomas mingit tulevikku, mida ei eksisteeri, olles oma kalendrite ja kõigega hästi palju aja sees, siis meid ei ole siin mitte raaski kohal. Tegelikult. See ongi see, millest me alustasime, kohalolu, et see kohalolu on kõige võlu. Ja ma täna väga palju elan juba selles, et mul ei ole halli aimugi suhteliselt, mis päev on. Aastat ma veel tean, mis kuupäev, ma vaatan nagu hommikul ära, mul on nagu selles suhtes telefonis see kalender, mis puudutab siis olulisi, kliendid, kellad, eks ju, aga eelmine päev ma seda veel praktiliselt ei tea, et ma elan nagu hästi seda ühte päeva tegelikult juba, et ja praegu mulle väga selgelt maailm näitab seda, et kuidas iga hetk kõik muutub. Et ma võin hommikul mõelda miljon asja välja, kui ma tahan mõelda, et milline see päev nagu siis nüüd välja näeb, aga et see kogu aeg muutub ja võtta see lihtsalt kogu aeg vastu. Praegu on nii, praegu on nii. Et, ja sa ei saa teha mingeid pikaajalisi plaane, sest kõik muutub kogu aeg ja see vahepeal läheb isegi naerma, et mingil hetkel ma tundsin natuke süütunnet võib-olla, et on ju kokku lepitud või peaks ju olema. Ei ole, muutub. Sest energiat sinna ei lähe, aga läheb hoopis sinna ja sa lihtsalt teed seda, mis nii-öelda see keha sulle ütleb siis või keha või see energia, eks ju, ütleme nagu. See on ja nagu see ideaalne kuvand, kuhu jõuda ja on tore, aga mida öelda inimesele, kes võib-olla meid vaatab ja käib 8-5 tööl ja kus ta võtab nüüd selle aja, et aeglustada? Kuidas ta saab selle ühenduse nüüd enda kehaga? Tead, mul on üldse tunne, et kõige esimene ausam asi on see, et me võtaksime aja, istuksime maha ja vaataksime endale nagu päris ausalt otsa. Et kas see elu, mida ma praegu oleviku hetkes elan, on see elu, mida ma tegelikult olen kogu aeg mõelnud, et see on mu kõige parem unistuste elu. Et ma olen siin selles elus nagu päriselt õnnelik. Ja see on see nagu selline objektiivne aus vaatamine ja enesele tunnistamine ilma selle jututa, et aga mis mul siis viga on, et naabri Mallel on ju veel hullem või vaata, ega siis siin ei ole nii, et ma muudkui tahan ja tuleb ikka rahul olla sellega, millega ma olen. Ehk võt need on nüüd kõik need nii-öelda, ma kutsun neid varjujuttudeks, kes räägivad sulle kohe musta valgeks ja valge mustaks ja sa istudki selles, aga päris siit endale tunnistamine. Et ma vaatan siit, et kas tegelikult see on see elu, mida ma tahaksin veel elada 10, 20, 30 aastat samamoodi, niimoodi. Et kas see on see, miks ma siia planeedile sündisin, kas see on minu kõrgem missioon, kui ma toon veel niisugused asjad sisse. Ehk me oleme palju rohkem muud kui see identiteet, mille sa endast loonud oled. See on ka kast.
ma olen see nii vana, sest ma ütlesin Triinule ka, ainus asi selle laivi alguses, ära küsi minu seda elulugu, sest ma olen sellest juba kuidagi nii kaugel. Ja, ma ei plaaninudki küsida seda. Ja ära küsi, kes ma olen, sest ma ei tea hetkel seda, kes ma siis olen. See lihtsalt olen, on ju. Et see väga raske on juba neid tiitleid siia nagu laadida, sest tsiteerides ühte väga kuulsat filmi, ma ei ole enam täna see, kes ma olin eile ja homme ma ei ole see, kes ma olen täna. Ja see on ka üks minu lemmiklause, sest täpselt nii ongi tegelikult, sest ma ei ole täna see, kes ma olin eile ja ma ei ole homme see, kes ma olin täna. Ja, sest ma soovitan inimestel ja ise ma teen seda ka, ennast nagu mõnes mõttes üles pildistada, sest see on hästi huvitav, kui ma vaatan ka näiteks neid profiilipilte, siis või mul jooksevad ette mingid mõne kuu tagused, poole aasta vanused, kes see oli? Iseenda kohta, sest muutus käib praegu nii kiiresti, et ma just sellepärast, et mul oleks endast nagu see objektiivne pilt, on vaja kogu aeg nagu olla ka mõnes mõttes selles iseenda jaoks kaadris. Ja. Et praegu ma olen nüüd selline. Nii et me kõik muutume ajas ja kõik muutub ajas ja mis aeg siis on? Kas seda üldse on? Muutuste aeg, kas seda üldse on? Muutuste aeg, me oleme väga vägeval ajal elame. Kui me saaksime sellest aru, et see ei ole õnnetus, hädaorg, kuhu meid on pandud ja kui me oleme parajasti seal õnnetuses ja hädaorus, siis seal õnnetuse ja hädaoru all on sinu vägi, sinu tegelik vägi. Ja täpselt nii, et igas halvas asjas tuleb siis näha head, kui me lähme hea ja halva tasakaalu peale, et kui sinuga juhtub midagi väga, sinu hinnangul midagi väga kehva ja halba, siis püüa see koht muuta siis enda väeks. Näe probleemi, tähendab ära näe probleemi, vaid näe võimalust. Ja, võimalust. Et siin on nüüd võimalus muutuseks. Ja. Et ma hüppan sinna nagu sisse nii-öelda. Nii et meil on võimaluste aeg, muutuste aeg. Millised on 3 mõtet Eesti inimesele või vähemalt eesti keelt kõnelevale inimesele, kes on seal, et ta soovib muutuda, sest ma arvan, et see soov on ka hästi oluline ja see tahe muutuda ja luua see taasühendus enda kehaga. Ole oma juurtega ühenduses. Meie juured on meie vägi hästi tugevalt ja just kuna hästi palju see naiste vägi ja naisenergia tuleb mõnes mõttes on seotud juurtšakra ja maaga, siis ühendu hästi palju ole maaga nagu nii-öelda ühenduses. Et see, mina väga tihti, kui ma käin metsas, ma isegi seisan juurte peal, nii-öelda ühendun läbi selle, et see on hästi võimas. Sul on oma lemmikkoht, millegipärast, see on sinu lemmikkoht, täpselt sama, seal sa saad ühendust oma selle olemusliku energiaga. Leia oma lemmikkoht, ole oma lemmikkohas. Tihti on need mingid lapsepõlve rajad, sest lapsepõlves sa olid ühendatud. Seal sa saad uuesti luua selle taasühenduse. Et see maa, kus me elame, on ülivõimas ja eestlane rahvusena siin on väga võimas vägi ja mis on meil, ütleme selline, kuidas ma ütlen, see on see, ma proovin seda õigesti väljendada, millega ma ise ka praegu hästi tugevalt tegelen, see on see ühenduste loomine. Et kui me eestlastena kujutame ette, kuidas me oleme kõik ühe võrgustikuga nagu ühendatud omavahel ja selle meie ühtsuses on tegelikult vägi. Ja see ei ole ilma asjata,
et meid nii-öelda suure tasandi poolt aetakse tülli. Et meil on pooled, me peame valima, meil on need arvamused, eriarvamused, siis me tülitseme, naaber ei saa naabriga läbi. Aga võta hetkeks kõik eest ära ja vaata, mis juhtub siis, kui me kõik ühendame ühel hetkel käed. Pane ennast sinna laulupeole, pane ennast sinna laulukaare alla, pane sinna kogu Eesti rahvas. Vaata, mis siis juhtub. Me oleme jälle praegu selle laulupeo ukse ees nii-öelda. Ma olen vaatanud seda laulupidu. See on tervele rahvusele pannakse nagu selline kuppel peale, kaitsekuppel nagu nii-öelda. Ja ühendatakse nende päevade see laul on ka, laul on ju hingeühendus, meie hingekeel on see laul. Esivanemate ühendus on see laul, see ütleme loitsud, eks ju, mis asi on loits, eks ju, ka väestamine, õnnistamine, see on kõik loits. Ja kui kõik need inimesed nagu ühendatakse ära, ka need, kes on üle maailma laiali, ta kannab seda X-faktorit nii-öelda. Et nad tegelikult on sellel hetkel kõik ühendatud või nii-öelda suure kupli ja kaitse all. Ja see vägi on nii võimas, ma olen vaatanud seda ülevalt, et seda on kosmosest näha. See, mis tekib nendel päevadel selles ühenduses, seda ei ole väga paljudel rahvustel üldse sellist asja. Ja see on see nagu meil on sees oma püsiväärtused. See on see üks asi püsiv, mis meid on kandnud ja mis kannab meid edasi. Et see rahvus oleks pidanud olema ammu hävinenud. Noh, kui palju me oleme segunenud, kui palju on siin üritatud ühel või teisel tasandil seda purustada, lõhkuda, siit üle käidud, nagu täitsa alles. Täitsa alles ja jäädavalt. Eks selleks, mis meid eraldab seesama, need suured egomängud, meie enda ebapiisavused, meie enda mängud, et kui me igaüks tegeleme selle nii-öelda oma ruumi puhastamisega ja nende egomängude järjest mahapanekuga, siis seda enam me saame anda üksteisele seda kätt, et me oleme tegelikult kõik ühendatud. Me loome praegu juba väga palju erinevaid ühendusi, väga ägedaid festivale on, eks ju, juba ühendusfestival, noh, juba nimed, eks ju, rõõmufestival, eks ju, et see sama, et meid ühendaks see sama, ka näiteks see sama rõõm, armastus, et me toome hoopis need väärtused siin välja, eks ju. See sama väärtustamine, see sama austamine, esivanemate austamine, iseenda austamine, kaaslase austamine, need sõnad toome nagu välja, eks ju. Üksteise õnnistamine, mitte elu pärast muretsemine. No. Ja sõnadel on vägi. Sõnadel on väga suur vägi ja laulu sisse on vägi pandud sisse. Ja kui ma laulan seda nii-öelda, siis ma laulan seda sama väge tegelikult. Ja kui me paneme veel hääled kokku, milline vägi? Võtame selle jutu siis kokku ja lõpetuseks ühendu oma väega. Nii et aitäh sulle, vägev Katre, vägeva jutu eest, vägeva vestluse eest ja ma usun, et elu on see, mida saab usaldada ja me saame iseennast usaldada selles elus, selles muutustes ja võtke aega endale, et korraks peatuda ja enda sisse vaadata ja leida sealt enda vägi. Nii et aitäh sulle. Aitäh, Triinu. Aitäh vaatajale ja mulle väga viimasel ajal meeldib see, mille me oleme kuidagi ära unustanud, et te olete õnnistatud või olge õnnistatud. Ja mida teeb see lause, ma seletan lahti ka, see ühendab meid kohe sellise väga võimsa, nagu isegi tahaks öelda inglite tasandiga, ta lükkab hästi nagu üles selle inimese, tõstab seda inimest väga tugevalt. Et mulle nagu koputati väga tugevalt õlale ja öeldi, et sul on vaja õnnistada. Ja nüüd ma seda teen. Suurepärane. Olge õnnistatud. Olge õnnistatud.